No hõissa, lugupeetud vaatajad, nagu näha, uus koht ja ongi Loode Tammiku õpperada. Kirjas oli, et on 2,8, kui torni minna, siis on rohkem, aga torni saab õnneks autoga ka. Et siis käimegi pärast ka siin ära. Aga teeme eelnevalt selle õpperaja nagu läbi. Et pärast läheb torni ka siis autoga. Et vahepeal olid viidad ka, et saab sinna. Ja siin ongi siis ka Mullutu Loode hoiuala, suur laht ja mis siin kõik on, suured veekogud. Olime just Kuressaares siin ja käisime siin korra poes ja vaatame, kas me siin mõnda siukest elukat või lille või seent ka näeme. Et eks näha ole. No näed, esimene punkt kohe tegelikult samast parklast 10 meetrit ja surnud puud ja no muidugi 100-jalgne ka. Ja, aga lähme seda rada pidi, et siin on see rada. Et siit kõrvalt läheb küll siuke kruusatee, aga meie oleme siukest õiget rada pidi siis. 2,8 on, üritame selle natuke väikse tempoga läbi tallata. Muidu jõuame järgmise punkti liiga hilja lihtsalt, et ei taha liiga hilja sinna jõuda. Et algselt oli plaan 2 matkarada veel, pärast siis seda Koigiraba matkarada teha. Aga täna ei hakka 2 tegema, et selle teise teeb võib-olla homme siis. Nii on vaja tulla tankima ka. Me läheme nüüd sinna ülespoole. Et seal on neid tankleid vähem kui Kuressaares. Ja selle pärast ongi siis võib-olla tulema homme tankima. Ma muidugi vaatan, mis võib-olla annab kauemgi sõita. Võib-olla ei olegi vaja tanklasse kohe toosta. Aga jaa, läheme siia metsa sisse ja 2,8 kiltsida pidi pikk olema. Ja järgmine punkt, puisniit. Ja siin siis räägib et kaelusiirest ja sarapust ja mis asi siis puisniit on. Et ma küll lugema ei hakka, et muidu me jõuamegi tõesti väga hilja nagu sinna metsaonni. Et mõte ei ole mulle nõelda venitada siin. Et nii on jälle rahvas ees seda. See on siin praegusel hooajal väga tuntud värk. Ei teagi, kas siin raja kõrval elab veisliha või. Et siin on aed on püsti. Võimalik, et siin vahete vahel on mingi veisliha kõnnib. Või siis mingi, ma ei tea, barbecue näiteks. Võib-olla küll kõnnib hoopis barbecue siin ringi. Järgmine silt ja kuulen siukesest asjast küll esimest korda. Siukesest puust. On pooppuu. Oot, mingi pihlaka lähisuulane. Võib olla see, aga meil on, et see on see. See sama siin. Et nüüd ma siis tean, et kui kuskil pooppuua kokku jooksen, et siis selle marja võib süüa. Jõudsime nüüd siia vaatetorni ka. Saime info, et siin on võimalik juurde saada autoga. Et mind pidas kinni üks RMK töötaja juba täna teist korda tegelikult. Et seal, kus me ööbisime täna hommikul, siis tulime sealt ära. Seal Triigi telkimisalal siis. Et seal ka üks meesterahvas pidas kinni. Et mingi kasutaja või see külastaja küsitlus siukene. Aga lähme siis üles. Nii, Rauno ees. Juba kõigub päev. Sa tõstsid, et see mingi torn ei ole. Mida? Nüüd ei seisma. Nüüd avastas, et natukene siin liigub. Vaata, siin on see, et kõõna läheb üles, siis ei tunne midagi. Siis kui paks tuleb järelevalt, siis on see teevad, siis on kohe tunned. See on see. See ei ole mitte see, et ma kardan, vaid see on see, et söömispeatus, vaata, energiapeatus võtab ühe ampsu pirukast ja siis läheb jälle paar treppi sammu üles. Aga siin on vaatetornikene või linnuvaatustorn tegelikult. Aga siin on ikka päris korralikult näha. Ikka päris kaugele. Et siin on, ma näen isegi lennukit. Seal on mingi paadikene sõidab ja linnukesed ja seal on veisliha.
näen veisliha seal. No, mingi tuulikud muidugi paistavad. Ja mis on veel näha, on linnust ka näha seal. Et linnust on ka näha. Ja väga äge. Ja kus see noormees nüüd jäi? Oi, kohe jõuab üles. No, paar aastaid veel ja oled küleval. Kukud jälle? Assoo, kas sa oled sült? Et sa siit nagu sellest võrest läbi? Assoo, no näed, nüüd me teame siis. Ja see RMK töötaja rääkis, et siin peab lambad ka olema kuskil, et barbecue pidi ka siin olema. Ja tõenäoliselt, kui see mees nüüd alt alla läheb tagasi, ta tõenäoliselt üles enam ei tule, siis läheme edasi üritame siis metsaonni jahtida. Seal ma olen luike ka muidugi. Aga jaa, Saaremaa see, mis Saaremaa, Kuressaare linnus ka paistab siit. Oleme jõudnud siia Sopi metsaonni juurde. Vaatame jah, siin Sopi metsaonni, loodame, et on vaba. Kuigi jalgratturid võivad ka tulla siin. Ühtegi autot siin peale minu auto ei ole. Et kui on siis mingi jalamatka või jalgrattaga matka ja äärmisel juhul mingi motorattaga. Sest motorattaga mahusid läbi ka. Ja siin on jah, kõik kilustikuga tehtud korralikult. Et suht värskelt on ikkagi siin jah, käidud ja hooldatud seda asja niimoodi, et kannaks. Ja siin mingi ATV-ga saaks. Ja minu auto mahuks ka tegelikult siit läbi. Nii, mingit rajatist ma juba märkan siin. Mingi infotahvel paistab. Aga näen ka juba seal, et seal on ka mingid muud rajatised. Mingi asi, mis laua peal ka. Nii, ja Sopi metsaonn. Siuke infotahvel on siin. Aga vaatame, kas meil on jah, mõningaid inimesi ees ka. Üldse imesta praegusel ajal. Sellepärast, et puhkust hooaeg on. Ja siuke koht siis. Näed, täitsa siuke väike metsasisene putka. Mis me siin siis on? Ahaa, siin on kaev. Siin on kaev lausa. Oi, siin saab vett ka võtta. Pinna vett saab siit võtta. Saab teha endale mingid asja. Rauno leidis midagi, millega juba mängida. Ja puid on ka. Ja vaatame siis sisse ka ikka. Tundub, et kedagi ei ole, sest väljaspoolt on uks lukus. Oi. Ohoo. Ossa, kurat, siukse metsaonni pole ka väga ammu sattunud. Et jah, üks voodi on siin olemas. Täiesti kus patja ja särki värki. Ja, mis me siin metsaonni külastaja RMK viib kaitsealade arengute ja planeerimise läbi külastaja uuringut, eks ole. Ja näed, ongi siin. Siin on külastaja seda värki ka, et saad siin täita. Et siin jah, sama küsimustik on nagu siis minulgi. Mida ma olen täna 2 korda siis täitnud juba. Äkki keegi magab seal. See oleks küberis huvitav praegu, mingi jalamatka magab siin. Nii, ja siin on jah, siuke asi. Ja siin on kellegi mingi madrats on siin, mingi padi on siin, korsten. Aga vaatame, mis siin siis veel on. Siin on siis mingi kivi ka. Ka siis ohvrikivi või midagi siuke, jah, pigem on ohvrikivi see. Mingid laati. Ja puid on ikka päris mõnusalt siin. Et puid on ka. Ja mis asi siis see siin on? Väike püstkoda vist. Kile ümber saab sauna teha. Vaatame tähtsa asutuse ka ikka ära. Sihuke omapärane putka. Nüüd ei saa selle avamisega ka mees hakkama või? Nii, Turbaga, jah. Ei haise ka. Ja näed, siia on isegi jäetud siukest asja. Juvis siia metsa sisse pommi auku viisaka öeldes rahvast ei käi lihtsalt. Täitsa plats on tühi, nii et ma isegi artsin jupedalt, et metsa on. Muidugi kindlasti täis, eks ole. Et kõik mingi joovaid lagastavad siin. Ei, täiesti tühi plats. Nii et siia me jääme ka. Eks nüüd on asju natuke tassida.
näed, oleme siin ja toimetame ja mis asi siin siis on? Juhtmed ja mis see siis on? Jaa, meil on siin üks riistapuu ka. Et tõmbasin tuimalt tõmbasin praegu Telia kaardi telefonist välja, sest telefonin täiesti kulutab energiat kõvasti ikka, et leida nagu seda signaali. Et tõmbasin selle kaardi täiesti välja, sest muidu ma varsti kõik lennurežiimi ei taha ka panna, sellepärast et ma see Wi-Fit siis kasutada, vähemalt vist ei saanud kasutada. Ja mis asi siin on? Jah, 5-vattine päikesepaneel, üritab siin pilvesilmaga midagi teha. Ma ei tea, topib siin võib-olla mingisuguse 0,1 vatikese topib sinna siis. Ja näed, mõtlesime siin, et ühe huvitava asja teha. Eks me pärast näitan ka, kui me selleni üldse jõuame, eks ole. Et siis ma näitan ka, mis ma siis teha mõtlesin. Aga jaa, üks äge idee on, mida teha siis. Et lähengi autosse paari asja järgi. Tegelikult ma lähen oma selle fööni järgi ka, millega lõket süüdata. Et üritame seda ka rakendada, et siin õhtu on veel pikk ees. Kuigi väga pikk tegelikult ei ole, kell on mingi 8 juba või. Aga mis sa siin ikka istud ja vahid. Et teeme ühe huvitava asja üles. Ehitame, vaatame, kas õnnestub. Oleme õues, lõkke käib. Ilusti suur lõkke on meil tehtud nüüd. Ja tegime siis ühe asja ära. Et ma praegu kohe otsa välja ei ütle, mis asi, aga ma annan ühe väikse vihje. Et vihjeks on meil siis siuke asi siin, kes nüüd ära pakub, võib arvata, võib pakkuda. Et tegelikult on üks vihje mul veel oleks, aga seda vihjet ma praegu ei näita. Et see vihje peab meile ootama. Aga jaa, lõkke on ilus, hakkame kohe süüa tegema, makarone keetma. Nagu kuulda, käib siin ka gaasipliit. Teeme siin hetkel makarone. Ja mis on mõte, on ka konserv lisada, siis kui makaronid valmis on. Et sai siin tehtud seda makaronid ja konserviga nüüd kokku segatud see. Läheks üldse mõnusaks rasvaseks ka nüüd. Proovime selle asja ära ka. Et Rauno pani ka ketšupit juurde. Mina praegu ei pand, aga bon apetiit. Väga hea tuli. Minu jaoks on küll täitsa korralikult ikka. Piisavalt soolane ja konserv annab ka veel lisa juurde. Saime kõhud täis, nüüd kõhud ikka nii punnis, et ei jõua enam üldse siin liigutada. Tuleks siis tükk siesta teha, aga lähme ka korra putkase sisse. Oleme siin praegu putkas korra ja tegelikult siin ka selline asi sai. Ja sai vahepeal ka siuke asi siia kütte pandud, et kütame ka seda natukene siin. Näitasin vahepeal siukest vihjet teile siia. Selline vihje. Ja tegelikult siin on veel vihjet. Üks vihje veel. Üks vihje on siis selline. No nüüd ütles kindlalt ära. Jah, teine vihje. Või kolmas vihje. Ja kõige viimane vihje on muidugi siin. Siin on ka kivid. Nii et nüüd siis ma võtan ja tõstan kõik need kivid kõmm siia ämbrisse. Siin oli selline ämber, siuke küna oli, pesukaus, mis oli ka kasutatud lõkkas juba varem juba. Sellepärast ma lõkkasse panin, muidu ma olin valmis, et väikse potiga siin vett keetma. Ja siis siuke nagu keti otsas ka, et kaevus siin. Mis kaev seal, lihtsalt üks auk kaevatud. Natukene siin kive pandud, et meenutaks nagu kaevu. Ja nüüd hakkame ämbrisse lappima. Ma arvan, et ma saan nendega. Ma saan need niisama ka tõsta kiiruga. Olemegi nüüd siin sauna sees või kile sauna sees. Siin ikka kuum on. Kohe tundan. Ikkagi kõhkab. Nii et ma ei tea. Kuna siin alt on ääred natuke lahti mõne koha pealt, siis ma ei tea, proovime väikse sutsu ära ikkagi. Siukse pisikese. Ossa kurat! Ossa kurat! Ossa kurat! Ossa kurat! Ai! Et see saun on mul kõige paremini nüüd õnnestunud. Et kunagi ma tegin sarnast sauna ka kividega. Ja seal ma tegin mingi väike sirn susin korra tuli ja kõik. Aga siin tuleb ikka korralik susin ära. Võtame ühe korra veel, mul täitsa higi juba voolab. Ma juba tunnen täitsa nagu higi voolab. Ja kuidas siis kõik selle asja ehitasime?
need samad telgivaiad, mis ma nüüd triigil kasutasin, täpselt see sama telgivai, 3 tükki kasutuses. 2 sama pikka, mis nagu jooksevad risti, need on siin jooksevad risti, siis see nagu on siin lisaks, et hoiaks nagu seda kerisest hoiaks natuke eemal. Aga olgu, rohkem ei hakka praegu näitama, kuidas me seda leili viskame, sellepärast, et muidu see kaamera arvab, et jah, ta saab kuuma rabanduse mul võib-olla varsti või siis Mikker saab niiskuse rabanduse omale hoopis. No näed, istume siin metsaonis ja varsti läheb magama, saun oli väga mõnus, tegime teise ringi veel, kütsime uuesti kivid kuumaks ja läksime, tegime korra veel. Et täitsa mõnus on. Et vaatame siis hommikul edasi. No näed, tere hommikut. Oleme juba üleval ja kell on siin 11:30 ja tegelikult ma läksin pool tundi auto juures umbes ära ja kõigepealt tegelesin ühe puugiga, avastasin ühe puugi ühest kohast. Ma ei hakka paremini nimetama kust kohast, aga ühest loljakast kohast. Ja teine asi, siis ma tegin natuke MacGyverit seal autos. Kuna mul autol on üks sigaretipesa, aga tahaks nagu rohkem seadmeid kasutada, laadimisseadmeid, millega telefoni asju laadida ja ruuterit. Siis ma tegin seal mingi kaablijupiga, tegin MacGyveri niimoodi, et ühest seadmest ma tegin kõik 3 ühendasin külge ühte. Saab nüüd laadida vähem võimsad asju niimoodi. Kuigi mul üks akupank praegu uues päikesekäs laeb seal mingisuguse päikesepaneeliga. Nii et eks näha olen palju too sisse jõuab laadida ennast. Olemegi nüüd pakitud ja ainukene on siit see asi veel alla vaja võtta. Ja siis lähemegi ära ja lähme edasi siis ühe matkarajale ka veel. Väike süke 1,6 tiir on. Teeme sellega kiiruga läbi ja siis lähme Kuressaarde ja võtame kütust. No näed, ja olemegi jõudnud nüüd Mändjala ranna juurde. Siin on hea autosid pilgeni täis. Nii, ja vaatame siin infostendi ka. Et näeb see siukene välja. Peaks olema 1,6 kilomeetrit pikk. Ja väidetavalt kirjutab see umbes tund aega, aga läheb selle nii-öelda läbimiseks aega, aga ma arvan, et võib-olla kõnnime see kiiremini läbi selle. Ja jälle on siin see äpiga mingi probleem, et nüüd on Rauno oma telefoniga ja tal on sama probleem nagu minul. Ehk kaart on välja täiesti zoomitud ja kohe lihtsalt laksutab põmm mulle punktid nina ette. Aga jah, siit see õpperada läheb. Et siin Saaremaal armastatakse kuidagi seda äppi värki teha niimoodi, et ühes punktis saab olla ka mingisugune 4 küsimust. Et esimesest punkti kohta seal 3-4 küsimust praegu. Nii, järgmine punkt ja mis meil siin siis on? Rand. Ahah, luited, siin on jah kirjas mingid luited ka. Jah, ja on ka väga palju rahvast ka muidugi. Mõned punktid on nüüd läbi käidud. Et ei näita ka kõiki punkte. Muidu teie ka ei tule siia. Et ikkagi tulge teie ka siia õpperajale. Et täitsa siukene mõnus õpperada. Praegu on täitsa mõnus soe siin. Ikka väga soe, et päikesega hakkame isegi natuke küpsetama. Jah, mingi 26 kraadi täitsa võib küll olla. Ja näed, ongi matkatud, jõuame parklasse tagasi. Ja läks, mis ta läks 35 minutit. Nii et siuke värk. Korra küll mõtlesime, jääme siia ujuma ka, aga mõtlesin, siin on rahvast ei hakka minema. Aga jah, selle videoga on siis seekord kõik. Tänud, et vaatasite. Pange kindlasti kõik need subscribe'id, like'id ja asjad ka. Jagage oma sõprade tuttavatele. Ja siis jah, ega midagi. Näeme peagi järgmises. Tšauki!